Siin Keskturu ümbruses Lastekodu tänaval, kus asuvad suuresti vaid elamu- ja äripinnad, on pidanud inimesed teetööde rütmis elama juba mitu aastat. Kõigepealt kaevati üles Stockmanni ristmik, siis hakati ehitama Lastekodu tänavat ja nüüd võeti lõpetuseks üles veel ka bussijaama ümbrus. Mis te nendest teetöödest arvate, mis siin pidevalt toimuvad? Hullumaja. Hullumaja. Päriselt. Veits segab liikumist. Ma ei tea, tegelikult. Ei sega? Ei, no segab ikkagi sellepärast, et parklad ei ole parkipaikad, aga lihtsalt, mis teha, peame oodatama. Ma ütles katastroof. Ma elan siin ja see toimub siin, minu arust iga aasta on mingi jama siin. Mitu aastat juba, ma saan aru? Ei, see siin praegu hetkel on tegelikult alles nüüd eelmise aasta suvest. Aga ennem on olnud järjest, kui Lastekodu kõva kinni. Nii et siin ikka, seda toimub ja see mürin ja tolm, see on katastroof. Ma ei oska midagi arvata. Ei sega praegu? Ei, ma alles jõudsin Eesti, et pole veel harjunud. Pole meil jõudnud närvi minna? Jaa. Ma just tulin siia, kusjuures ma ei ole tegelikult Tallinnast pärit, ma olen üldsegi Paidest ja ma tulin siia, mõtlesin täitsa pekkis. Mis siin toimub? Mul lapsed sõidavad bussiga, käivad Kiilis isa juures ja nad ei ole enam nõus bussiga sõitma, see on nii keeruliseks tehtud, et lapsed ei oska siit ise enam linnast edasi minna bussijaamast. On väga keeruline, kusjuures oleks võinud siis osaliselt panna, et miks nii kõik kinni panna, See on ikka paratamatu, et kui on linnaruumi vaja paremaks ehitada, eks ole, siis mingi periood on ebamugav aeg, eks. Aga eesmärk on õilis, Lastekodu tänav kuni sinna Masina tänavani tuleb täiesti uus kaasaegne linnaruum, kus tuleb, et liiklust rahustavad meetmed, pingid, kõrghaljastust, et kõik need asjad, mis kaasaegsesse linnaruumi kuuluvad. Udam mõistab Lastekodu tänaval elavate inimeste muret, kuid tema sõnul ei õnnestu kõiki töid alati ühele ajale planeerida. Seetõttu võibki tunduda, et alles valmis saanud tee kaevatakse paari kuu möödudes uuesti üles. Näiteks Stockmanni ristis oli lihtsalt tehnoloogilistel põhjustel, et me ei saanud kogu ristmikka kogu aeg kinni panna, siis tehti jupikaupa ja vahepeal jäi mulje, et kaevatakse uuesti üles sealt, kust lahti tehti. Aga see on see, et liikluska oleks tagatud. Bussijaama juures alustatud tööd puudutavad liiklust enim Lastekodu tänaval, Odra tänaval ja ka Türnpuu tänava otsas. Teetööd on planeeritud valmima alles selle aasta novembris. Lastekodu tänav tervikuna saab valmis alles aasta lõpus, eks, nii vara kui võimalik, aga tõenäoliselt november-detsember on see päris lõpp. Et võibolla juba nähtavad asjad on varem valmis, aga Odra tänava kõige suurem liiklustakistus on just nimelt juunikuu lõpuni. Ehitustööd mõjutavad lisaks autodele ja jalakäijatele ka ühistranspordiliiklust. Seetõttu tuleks kõigil kesklinnas liiklejatel suunata pilgud Tallinna linna kodulehele, kus on täpselt kirjas, millised teed on parasjagu suletud ning millised ühistranspordiliinid ümber suunatud.